Selles Iisraeli-Palestiina debatis on väga palju selliseid terminoloogilisi uperpalle toimunud. Alustades kasvõi sellest samast Palestiina terminist. Free Palestine on tegelikult vana juutide loosum, et Palestiina tuleb vabastada ja sinna tuleb luua juudi riik 20. 30. Palestiinlased olid kuni teise maailmasõjani pigem juudid. Ja selle peale, et araablased, kes Palestiinas elavad, tuldi suhteliselt hilisel ajal. Palestiina vabastusorganisatsioon, siis Arafat, kirjutas oma esimese põhikirja, arvan, et see võis olla 64. aastal näiteks. Ja see oli siis sellel ajal, kui Gaza oli okupeeritud Egiptuse poolt ja Läänekallas oli okupeeritud Jordaania poolt. Ja me oleme siis ka selle okupatsioonisõja sõnani. Selles põhikirjas siis oli öeldud, et Palestiina vabastusorganisatsioon, et see esindab siis araablasi, kes elavad mandaadi territooriumil. Palestiina rahvas on araablased, oli sealt selgelt öeldud. Ja selle organisatsiooni eesmärk on siis vabastada jõest mereni kogu mandaadi territoorium ja sinna peaks siis loodama Palestiina riik. Et need palestiinlased nüüd siis tänapäeva mõttes on midagi muud kui araablased. Selleni jõuti hiljem ja selleni hakati jõudma poliitilises mõttes pärast 67. aasta sõda. Ja see on nüüd siis see hetk, kui ründasid järjekordselt araabia riigid Iisraeli ja Iisrael selle sõja võitis, okupeeris alguses mitte ainult Gaza, vaid ka Siinai poolsaare ja teisest küljest lõi siis jordaanlased välja Läänekaldalt. Kui me täna räägime, et Iisrael okupeerib neid alasid, siis see on üsna segane, et jah, ÜRO on võtnud vastu palju dokumente, kus räägitakse, et on ikkagi okupatsioon ja sõjalises mõttes tõepoolest ta kontrollib suht osa sellest, või kontrollis ka Gazat kuni 2005. aastani. Aga tegelikult kuulusid need territooriumid enne mitte palestiinlastele, vaid egiptlastele ja jordaanlastele. Olid nende poolt okupeeritud, nad kuulusid Briti mandaadi alla ja Briti mandaat, mis on siis, kust tekkis riigi lahenduse idee, kes britid pakkusid välja, ÜRO kiitis heaks 2 riigi plaani 47. aastal, mis siis jagas selle mandaadi juudi riigi ja palestiinlaste riigi vahel. Et sellega ei olnud nõus araablased. Iisrael oli sellega väga, juudid olid selle väga õnnelikud ja lõid oma riigi, aga ümbruskonna araabia riigid leidsid, et ei tule kõne allagi mingisugune juudi riik ja alustasid selle hävitamist. Need hävitamiskatsed kestavad siiamaani. Nii et täna väita, et Iisrael okupeerib ja on okupatsioonivõim on suur lihtsustus, kui mitte ülekohus. Ja Gaza on siis see selline maariba,